Nii, tere tulemast taas. Täna oleme jälle saunas ja sellises kohas nagu Jõelähtme golf ja tegevjuhi Anno Krossiga siin võtame leili mõnusalt, vajutan seda nuppu. Näete, pole vaja isegi kapaga visata. Nii et omad võlud sellel ja loomulikult on ka Jõelähtmel Saunumi keris, mis on väga populaarne ja innovaatiline seade. Anno, kus siis tuli see mõte, et siin golfiklubis võiks ka selline keris olla, mis seda mõnusat leili üles keerutab ja sellises saunas saab istuda, kus siis mõnus on kogu aeg olla. Sain Saunumi kogemuse ja siis mul, see on nii nagu teed mõõdupintsaku endale. Et kui ühe korra elus ära teed, siis enam poest ei osta. Ja Saunumiga oli sama asi, et minust seda ei saa nagu saunaks nimetada. Et mul on tavaliselt nii, et kui ma sauna lähen, siis mul on mingi 6, 7, 8 minti heal juhul, viskad kiiresti leili ära, minema, pesed ära ja kõik on. Ma niukene saunamees pole kunagi olnud, et 3 korda käid ja mulle lihtsalt süda pahaks. Liiga kuum on üleval. Selge see, et kuumus tapab, eriti kui sa oled mingit sporti ka veel varem teinud. Absoluutselt, sest tavaliselt ega ma siis tein. Ja Saunumiga on lihtsalt see, et sa võid siin paarkümmend minti olla ja mõnus ja sotsiaalne ja saad juttu rääkida ja kusjuures ta ei ole kuidagi nagu jahedam, ta lihtsalt, ma ei tea, mulle ei hakka siin paha. No just. Ja no siis mõtlesime, et kui meil on 600 liiget, et miks mitte pakkuda seda sama kogemust igapäevaselt nagu liikmetele. Ma arvan, et see oli õige otsus ja minu tagasiside on juba ka sellepärast positiivne, et ma olen seda Saunumit ka mujal proovinud, aga ma tean, et golfimäng on selline asi, et kui sa oled seal 3-4 tundi väljakul, ilmaolud võivad ka väga erinevad olla, siis sa tegelikult juba seal, ütleme, 16. raja peal hakkad mõtlema, et kui saaks juba sooja sauna, mõnusa külma õlle ja kui sa saad veel seal nagu nii-öelda rääkida oma partneriga kõik nii-öelda päevamängu läbi ka, no siis on see veel eriti hea. Ja no me tegime naistele ka muidugi, ega me siis ainult meestele seda sauna ei teinud. Ja naiste puhul on see võib-olla isegi teinekord olulisem, et seal on ka selliseid inimesi, kes muidu ei tahagi kuumas saunas käia. Nii et saavad ka rahulikult oma naiste juttu rääkida, eks. Nii et põhimõtteliselt võite tulla, kui golfi ei mängi, võite tulla lihtsalt meie restorani, juua tassi kohvi ja siis salaja imbuda siia sauna. Noh, kui me juba näeme, et 10-20 korda järjest käite, eks me siis hakkame raha küsima, aga ega me muidu ju ukse peal, kui keegi tahab vist sauna tulla, ega me ei küsi. Just, või kui mees mängib golfi, siis naine võib tulla ilusa suveilmaga siia, jalutada väljas, käia saunas, juua kohvi ja mehel on selle ajaga juba golfiring tehtud. Golf on kõigile. See ei ole mingisugune vanade, paksude miljonäride mäng, kes liikuvale pallile pihta ei saa. Et see on täiesti normaalne osa ühiskonnast ja ta ei ole kallis, kindlasti mitte, et meil ju siin saab mängida, maksad 400 eurot aastast, mis on nagu jõusaali odav pakett, eks ole, põhimõtteliselt mingi 35 euri kuus või mis need maksavad siin sootsamalt. Täpselt sama hinnaga saab mängida aastaringselt golfi, saad saunas käia, nautida sotsiaalsust, kõik see muu, et golf on puhas tervis. Muidugi see asi ka, et paljud inimesed, kes ei oska veel golfi mängida, siis tegelikult ei ole see sugugi ju raske õppida. Ja et golfi algkursused ju pidevalt toimuvad ja tegelikult ongi ju olulisem see, et sa saad sellest mängust mõnu ja mängid koos sellise inimesega, kes on sinuga enam-vähem ühel tasemel. Pane leili. Lähme leili, jah. Sellega ma nõus ei ole, et raske õppida ei ole. Kerge on golfikursusele tulla, aga ta on ikkagi maailma üks kõige tehnilisem spordialasid, et olenemata vanusest sul on siin kogu aeg õppida midagi. No ega see ongi väljakutse. Aga golf on selles mõttes universaalne harrastus ja oskus, et ükskõik äriliselt või see oskus lihtsalt, ma arvan, et võiks olla inimeselt. Tähtis on kõik see muu, mis siin ümber käib, et sa saad tervislikult looduses sõprade või perekonnaga liikuda. Aega viita just, et tegelikult on nii, et tulenevalt Eesti ilmaoludest on ka golfihooaeg nüüd pikenenud ja tegelikult saab golfi mängida praegu märtsist. 9-10 kuud praktiliselt on golfihooaeg Eestis. Just, ja täna meil on eks aprilli algus, keskpaik kohe tulemas. Nii et kes tahab hakata mängima, siis rajad on avatud ja olenevalt ilmast saab golfi mõnusid juba nautida. Absoluutselt, kellel see kursus tegemata on, tehke kohe ära. See viirus ei kao kuhugi. Need paindlikud tööajad, need ainult lähevad paindlikumaks. Ja selle golfi 3-4 tundi saate oma päevasse ikka ära mahutada. Et absoluutselt mingit kahtlust pole. Tulge Jõelähtmele, mängige golfi, kes veel ei oska, õppige selgeks. Õpetame selgeks. Õpetame selgeks, jah.
Ütleme, ma pole ühtegi inimest näinud, kes hakkab golfi mängima ja kellel elu läheb kuidagi halvemaks. Kõigil on läinud paremaks. Alates tervisest lõpetas suhetega. Nii, ja et kaotada pole mitte midagi ja võita on lisaks veel see, et saate pärast tulla ka siia sauna, kus on saunumi keris. See on sinna hinna sees. Hinna sees ja pärast mõnusalt kohvikus aega veeta ja kokkuvõttes olla parem inimene, olla paremas tujus, olla heas meeleolus ja minna elule julgelt vastu ja nautida seda kõike, mis meie ümber on. Absoluutselt, sellepärast see on väga ilusti kokku võetud, sellepärast seda me tahamegi igast päevast. Absoluutselt, olete Jõelähtmel oodatud.